7. septembri õhtul 1996. aastal oli Tupac Shakur üks muusikatööstuse suurimaid nimesid. Ta oli alles 25-aastane, kuid tema nägu, hääl ja laulud olid juba miljonitele tuttavad. Kuid enne kui see õhtu lõppes, tabas teda Las Vegase tänaval 4 kuuli. Ja 6 päeva pärast tulistamist suri Tupac Shakur. Räppar Tupac Shakur suri eile õhtul pärast lühikest elu Karmisäris. Ta oli 25-aastane. Räppar Tupac Shakur on lahkunud. Mõrv. Peaaegu 3 aastakümmet on jäänud mõistatuseks, kes vastutab tema surma eest. Palju nimesid on seostatud ja palju lugusid on levinud. Aga mis siis tegelikult juhtus? Ja miks see talle tehti? Et mõista, kuidas see viis tragöödiani, peame kõigepealt vaatama tagasi Tupaci elule ja segasele maailmale, milles ta elas. Tema päris nimi oli Tupac Amaru Shakur. Ta sai nime ühe juhi järgi, kes tõusis esile. Ta võitles Hispaania võimu vastu Lõuna-Ameerikas 18. sajandil. Tema ema jaoks sümboliseeris see nimi inimest, kes seisab vastu rõhumisele. Tupac sündis New Yorgis 16. juunil 1971. Tema ema Afeni Shakur oli poliitiline aktivist ja endine Mustade Pantrite partei liige. See rühm võitles mustanahaliste ameeriklaste õiguste ja kaitse eest, eriti rassismi ja politsei vägivalla vastu. Seetõttu puutus Tupac juba lapsena kokku vaesuse probleemidega, diskrimineerimise ja inimeste ebavõrdse kohtlemisega. Tema lapsepõlv polnud kerge. Nende pere kolis tihti ja neil oli sageli rahapuudus, kuid samal ajal, kui kodus valitses segadus, Tupac leidis viisi, kuidas oma tundeid väljendada. Talle meeldis kirjutada luuletusi, ta õppis ka näitlemist, tantsu ja muusikat Baltimore School for the Artsis. Ta ei olnud andekas ainult räppar, vaid ta suurepärane näitleja ning õppis tõsiselt esinemist. Tupaci jaoks olid kirjutamine ja näitlemine viisid, kuidas näidata valu ja probleeme, mida on raske tavalises vestluses väljendada. Kui ta kolis Kaliforniasse, ta hakkas pääsema hip-hopi skeenesse. Esmalt sai ta tuntuks tantsija ja kaasesinejana grupis Digital Underground. Hiljem anti talle võimalus salvestada omaenda laul. 1991. aastal andis Tupac välja oma esimese albumi. See pälvis kiiresti tähelepanu, sest tema laulud ei rääkinud ainult rahast, pidudest või kuulsusest. Tupac jutustas ka vaeste kogukondade elust, rassismist, politseivägivallast, teismeliste rasedusest ja lastest, kes kasvavad üles ilma piisava toetuseta. Mõned inimesed imetlesid tema otsekohesust, kuid oli ka neid, kes ütlesid, et tema muusikasõnum on liiga vihane ja ohtlik. Kui tema kuulajaskond kasvas, hakkas ta ka filme tegema. Ta mängis sellistes filmides nagu Juice, Poetic Justice ja Above the Rim. Need rollid näitasid, et ta ei ole ainult räppar, vaid tal on ka võime olla trisine näitleja. 1990. keskpaigaks oli Tupac üks Ameerika kuulsamaid ja vastuolulisemaid artiste. Aga tema laulude sõnumid ja tegelik elu tema ümber olid erinevad. Tema muusikas näeme tundlikku poega, kes armastab oma ema ja tunneb kaasa inimestele, kes armastavad. Teistes tema lauludes näitab ta julget ja agressiivset meest, kes on valmis võitlema. Mida kuulsamaks ta sai, seda rohkem tekkis ka probleeme. Tupac sattus mitmesse kohtuasja, tülisse ja vägivaldsesse vahejuhtumisse. Teda nähti sageli uudistes mitte ainult tema muusika tõttu, vaid ka tema seadusega pahuksis olemise tõttu. 1994. aasta novembris Tupac läks Manhattanis, New Yorgis asuvasse salvestusstuudiosse. Enne stuudiosse jõudmist peatasid teda mõned relvastatud mehed. Hoone fuajees rööviti ja tulistati Tupacit mitu korda. Ta jäi ellu ja sellest hetkest muutus tema suhtumine ümbritsevatesse inimestesse. Tupac uskus, et muusikatööstuses on inimesi, kes võisid rünnakust midagi teada. Tal polnud aga kindlaid tõendeid selle kohta, kes selle plaanis, kuid tema viha ja kahtlused süvenesid. Siit kasvas veelgi tema ja räppari Christopher Wallace'i, keda tuntakse paremini kui The Notorious B.I.G. vaheline konflikt. Nad olid kunagi sõbrad, aga Tupac hakkas uskuma, et mõned Biggie lähedased inimesed võivad teada midagi tulistamise kohta. Biggie ja tema kaaslased eitasid igasugust seotust sellega. Samal ajal süvenes ka niinimetatud East Coasti ja West Coasti rivaalitsemine. Idaranniku keskuseks oli New York, samas kui läänerannik oli tugev Kalifornias. See algas kui konkurents muusika ja plaadifirmade vahel.
kuid see muutus isiklikumaks solvangute, laulude, intervjuude ja tänavagängidega seotud sidemete tõttu. Mitte kõik räpparid ei olnud osa tõelisest jõugusõjast, kuid mida rohkem meedia ja plaadifirmad tüli õhutasid, seda ohtlikumaks olukord muutus. Kui Tupac oli vanglas pärast süüdimõistmist seksuaalse kuritarvitamise juhtumis, tuli talle appi Suge Knight. Tema oli Death Row Recordsi boss ning see oli üks lääneranniku suurimaid plaadifirmasid. Death Row Records aitas Tupacil vanglast välja saada, samal ajal kui ta oma juhtumit edasi kaebas. Selle eest kirjutas Tupac firmaga lepingu alla, kui ta 1995 aasta oktoobris vabastati. Ta läks kohe tagasi stuudiosse. Ta tegi kiiresti palju laule. 1996. Aasta veebruaris ilmus topeltalbum All Eyes on Me. See oli suur edu ja tõstis tema populaarsust veelgi. Kuid koos eduga muutusid tema tülid teiste räpparitega veelgi tulisemaks. Ta tegi laule, mis otseselt ründasid tema vastaseid. Intervjuudes ja avalikel esinemistel ta oli tihti vihane ja väljakutsuv. Selle kõige taga jätkas ta kirjutamist elust, surmast, perekonnast, hirmust ja lootusest pääseda probleemidest. Nagu oleks kaks Tupacit, kes elavad korraga. Üks neist oli luuletaja ja näitleja, kes tahtis selgitada nende inimeste valu, keda ühiskond eirab. Teine oli avaliku elu tegelane, keda ümbritsesid tülid, viha, äri ja inimesed, kellel olid sidemed tänavagängidega. 1996. Aasta septembriks oli Tupac oma karjääri tipus. Tema album müüs väga hästi. Ta tegi palju laule ja filme. Ta plaanis ka oma enda plaadifirma loomist ning soovis oma elusuunda rohkem kontrollida. Kuid 7. septembril ta läks Las Vegasesse koos Suge Knighti ja teiste Death Row Recordsi liikmetega. Nende peamine eesmärk oli vaadata Mike Tysoni ja Bruce Seldoni matši MGM Grandis. Mike Tyson oli Tupaci sõber. Kui Tyson kiiresti esimeses raundis võitis, muutus Tupaci seltskond rõõmsaks ja lärmakaks. Umbes kell 20:30 oli MGM Grand Garden Arena täis üle 16 000 pealtvaatajas. Seal olid ka sportlased, näitlejad, muusikud ja teised tuntud isikud. Paljud ootasid, et raskekaalu meistrivõistluste matš tuleb pikk ja pingeline. Kuid vaid minut ja mõned sekundid pärast esimese raundi algust peatati matš ning Tyson kuulutati võitjaks. Kuna poksimatš lõppes väga vara, lahkusid tuhanded inimesed korraga areenalt. Koos teistega kõndisid kasiino fuajeesse ka Tupac ja Suge Knight. Nende grupp pidi edasi minema Club 662-sse, ööklubisse, mis oli seotud Suge Knightiga. Tupac pidi seal esinema afterparty osana. Kuid enne kui nad jõudsid MGM Grandist lahkuda, üks nende kaaslastest märkas üht meest. Mehe nimi oli Orlando Anderson. Ta oli Southside Compton Cripsi liige, mis on tänavagäng Californiast. Grupp tundis teda varasema vahejuhtumi tõttu, kus ta väidetavalt oli seotud ühe Death Row Recordsiga seotud isiku kaelakee röövimisega. Kui Orlando Anderson Tupacile näidati, läks räppar kiiresti tema juurde ja Tupac lõi Andersonit rusikaga. Ka mõni Tupaci kaaslane osales rünnakus. Kogu juhtum salvestati kasiino turvakaameraga. Vähem kui minutiga saabus MGMi turvateenistus ja lahutas mehed. Sel hetkel kedagi ei arreteeritud. Nende inimeste jaoks, kes seda nägid, võis see tunduda lihtsalt kiire kaklus pärast lärmakat poksimatši, kuid kaklus fuajees saab olema üks tähtsamaid sündmusi Tupaci surma uurimisel. Pärast MGM Grandist lahkumist istus Tupac musta BMW-sse, mida juhtis Suge Knight. Neile järgnesid teised Death Row kaaskonna autod. Nad suundusid ööklubisse. Grupp oli endiselt rõõmsameelne. Muusika mängib valjult. BMW aken on lahti. Paljud inimesed näevad Tupacit, kui auto sõidab mööda Las Vegase stripi. Pole veel möödunud 3 tundigi sellest, kui Mike Tysoni matš lõppes. Tupac ei tea, et linnas liigub ka üks valge Cadillac ja enne südaööd kohtuvad need kaks autot Flamingo teel ristmikul. Seal muutub hip-hopi ajalugu igaveseks. Enne kui nad jõuavad Flamingo Roadi ja Koval Lane'i ristmikule, peatasid politseinikud korraks Tupaci ja Suge Knighti auto. Auto muusika oli liiga vali ja taga ei olnud näha numbrimärki. Sugi selgitas, et numbrimärk on kindalaekas sees. Kui politseinikud olid selle näinud, lubati neil ilma trahvita lahkuda. Mõne minuti pärast teatus BMW punase tulega Flamingo Roadil.
koht oli rahvarohke, sest oli laupäeva õhtu ja palju inimesi tuli kasiinodest, hotellidest ja poksimatšilt. Juhiistmel istus Suge Knight. Tema kõrval esiistmel oli Tupac. Nende autoaknad olid lahti ja muusika mängis valjult. BMW-d ümbritsesid Death Row Recordsi autod, kuid konvoi ei olnud tihedalt koos. Iga auto vahel oli vahemaa liikluse tõttu. Umbes kell 23:15 õhtul lähenes valge Cadillac BMW paremale poolele. Seal, kus istus Tupac, avanes äkitselt Cadillaci aken. Järgmisid järjestikused lasud nende auto suunas. Mõne sekundi jooksul lasti välja üle 10 kuuli. Tupacit tabas 4 korda. 2 kuuli tabasid tema rinda. Samuti sai ta pihta käsivarre ja reie piirkonda. Suge Knight sai ka vigastada pähe, kuna kuuli ja klaasikillud lendasid talle vastu pead. Pärast tulistamist lahkus valge Cadillac kiiresti. Suge ei tulnud kohe Cadillacist välja. Hoolimata oma vigastustest ja purustatud BMW-st, ta kihutas autoga ristmikust eemale. Ta üritas Tupacit haiglasse viia, kuid BMW ei töötanud enam korralikult. Rehvid olid tühjad ja palju autoosi oli kuulide poolt tabatud. BMW ei jõudnud ka kaugele, enne kui politsei selle leidis. Üks esimestest, kes lähenes, oli jalgrattapatrulli politseinik Chris Carroll. Ta nägi, et Tupac oli verine ja vaevu suutis kõrvalistmel liikuda. Politseinikud avasid ukse ja tõid Tupaci ettevaatlikult autost välja. Nad panid ta teele pikali, kuni kiirabi saabus. Politseinik Carroll üritas Tupacilt küsida, kes teda tulistas, kuid räppar oli juba nõrk ja tal oli raske hingata. Mõne hetke pärast saabusid parameedikud. Tupac viidi University Medical Center of Southern Nevada haiglasse, mis on Las Vegase peamine traumahaigla. Traumahaiglas on arstid ja varustus patsientide jaoks, kellel on tõsised vigastused õnnetustest või vägivallast. Tupaci keha sai suuri vigastusi. Üks kuulidest tungis tema rindu ja tabas paremat kopsu. Tal tekkis ka tugev sisemine verejooks ehk verejooks keha sees. Tupac tuli kohe opereerida, et peatada verejooks ja parandada tema keha kahjustatud osi. Kuna vigastus oli tõsine, eemaldasid arstid tema parema kopsu. Ta paigutati intensiivravi osakonda ja ühendati elutoetusaparaadiga. See masin aitab patsiendil hingata ja elus püsida, kuni keha üritab taastuda. Samal ajal raviti ka Suge Knighti. Tema vigastus polnud tõsine ja ta pääses haiglast välja lühikese aja pärast. Uudis tulistamisest levis kiiresti. Ajakirjanikud ja fännid kogunesid haigla ette. Paljud nootsid, et Tupac saab oma vigastustest üle, eriti kuna ta oli juba varem New Yorgis toimunud tulistamisest ellu jäänud, kuid seekord olid tema vigastused palju tõsisemad. Kuid Tupac oma elu eest võitles, Las Vegase politsei alustas uurimist. Uurijad kontrollisid BMW-d. Nad rääkisid tunnistajatega ja konvoi liikmetega, samuti otsisid nad valget Cadillaci, mida rünnakus kasutati. Oli selge, et tulistamine oli ette planeeritud. Cadillac sõitis reisijapoolsele küljele, kus istus Tupac. Üks inimene avas kiiresti tule, enne kui auto põgenes, kuid tulistaja nägu ei olnud selgelt näha. Sel ööl ei arreteeritud ühtegi kahtlusalust. See sai uurimise oluliseks osaks. MGM Grandis toimunud kaklus vaid mõned tunnid enne tulistamist. Prokuröride sõnul, kes juhtumit aastaid hiljem uurisid, võis rünnaku põhjuseks olla kättemaks. Orlando Anderson, mees, keda Tupac kasiinos lõi, on Dwayne Keffi D. Davise vennapoeg. Davis oli tol ajal tuntud Southside Compton Cripsi liige. Politsei kahtlustas Orlando Andersonit, kuid ta eitas igasugust seotust tapmisega. Teda ei süüdistatud Tupaci juhtumis ja ta hukkus eraldi jõugutulistamises 1998 aastal. Samuti ei saanud kohe teada, kes täpselt Cadillacist tulistas. Kuna politseil polnud selget vastust, hakkas levima üha rohkem erinevaid lugusid. Mõned seostasid tulistamist ida- ja lääneranniku rivaalitsemisega. Mõned kahtlustasid plaadifirmasid, tänavagängi ja Tupaci endist vaenlast. Kuid paljudel tuntud teooriatel puuduvad piisavad tõendid. Haiglas pidi Tupac veel mitu korda operatsioonile minema. Teda tuli hoida magavana ravimite abil, kuna tema seisund oli väga raske. Esimestel päevadel oli veel lootust, et ta võib ellu jääda. Tupac oli noor ja tema keha oli tugev, kuid sisemine verejooks jätkus ning tema süda ja kopsud hakkasid tõrkuma. 13. septembri 1996 aasta pärastlõunal tema keha lõpetas lõplikult töötamise. Tupac Shakur suri
25-aastaselt. Tema ametlikuks surmapõhjuseks märgiti hingamispuudulikkus ja südamekopsu seiskumine, mille põhjustasid arvukad kuulitabamused. See tähendab, et tema kopsud ja süda ei suutnud enam keha toetada raske vigastuse tõttu. Vaid 6 päeva eraldas rõõmsat poksiüritust ja ühe oma aja suurima muusikastaari surma. Kuid tragöödia ei lõppenud haiglas, alles jäi uurimine, kus ei tabatud ühtegi kahtlusalust. Tunnistajad, kelle lood olid erinevad ja küsimus, mis jäi uurijaid aastaid kummitama. Kes andis käsu ja kes viis selle täide? Kes tulistas need kuulid, mis tapsid Tupac Shakuri? Tupaci surmaga jäi Las Vegase politseile väga keeruline juhtum. Tol õhtul oli temaga kaasas palju inimesi, BMW ümber oli ka palju autosid. Kuid vaid vähesed andsid uurijatele selget ja täielikku teavet. Mõned võimalikud tunnistajad kartsid samuti rääkida, sest juhtum oli seotud tänavagängidega. Selle tõttu jahtus uurimine kiiresti. Üks inimestest, keda väidetavalt nähti sündmuskohal, oli Yafeo Fula, tuntud kui Yaki Gaddafi. Ta oli Outlawsi grupi liige ja Tupaci lähedane sõber. Mõnede raportite kohaselt Gaddafi ütles, et ta nägi inimesi, kes olid Cadillac'is ja ta võiks juhti ära tunda. Kuid detektiivid ei saanud temaga kohe korralikult rääkida. Peaaegu 2 kuud pärast Tupaci surma tapeti ka Gaddafi New Jersey's. Võimude sõnul teda tulistas kogemata üks tuttav. Kuna ta suri enne, kui sai juhtunust rääkida, jäi üks võimalik oluline tunnistaja põhjalikuma ütluseta. Samal ajal ei teinud ka mõned Death Row Recordsiga seotud inimesed politseiga koostööd. Oli tunnistajaid, kes andsid puudulikke või vastuolulisi ütlusi. Mõned ei tahtnud üldse sekkuda, sest kartsid jõugude kättemaksu. Kuna kedagi kohe ei arreteeritud, hakkasid levima erinevad teooriad. Mõned kahtlustasid, et just Suge Knight ise kavandas Tupaci tapmise. Seda teooriat toetas omal ajal ka endine Los Angelese politseidetektiiv Russell Poole. Selle teooria kohaselt väidetavalt oli Death Row Recordsil Tupacile suur summa rahavõlgu. Samuti oli teateid, et Tupac plaanis firmast lahkuda ja saada suuremat kontrolli omaenda muusika üle. 1997 aastal esitas Tupaci ema Afeni Shakur hagi Death Row Recordsi vastu. Ta süüdistas ettevõtet oma poja teenitud tulu ebaõiges haldamises. Hiljem jõudsid mõlemad pooled kokkuleppele, kuid puuduvad kindlad tõendid, mis tõestaksid, et Suge Knight andis käsu tulistamiseks. Suge istus Tupaci kõrval, kui BMW-d kuulirahe alla lasti. Suge sai samuti pihta ja ta oleks võinud samuti surma saada. Seetõttu ei uskunud paljud uurijad ja kohalviibijad, et ta oleks vabatahtlikult end rünnaku keskmesse pannud. Uurimise keskmesse sattus hoopis tüli MGM Grandis. Pärast Orlando Andersoni peksmist oli juba selge võimalik kättemaksu põhjus. Anderson oli seotud Southside Compton Cripsiga, samal ajal kui Mob Pivaru Bloodsi liikmed olid lähedased Death Row Recordsile. Need 2 rühmitust olid Comptonis, Californias rivaalitsevad tänavagängid. Enne seda õhtut olid nende liikmete vahel juba varem olnud tülid ja kättemaksuaktsioonid. Prokuröride selgituse kohaselt see polnud lihtsalt tavaline räpparite tüli. Isiklik vaen muusikatööstuses segunes pikaajalise gängi konfliktiga. Orlando Andersonist sai paljude uurijate jaoks esimene peamine kahtlusalune, kuid ta eitas, et viibis Cadillaci autos ja väitis, et tal pole Tupaci surmaga mingit pistmist. Teda ei süüdistatud, sest puudusid otsesed tõendid, mis seoksid teda tulistamisega. Ilmus ka teooria, et juhtunuga on seotud Christopher Wallace, keda tuntakse paremini kui The Notorious B.I.G. Biggie ja Tupac olid kunagi sõbrad, kuid pärast Tupaci tulistamist New Yorgis 1994 aastal nende suhe purunes. Tüüli süvenes veelgi, kuna mõlema räppari lauludes oli isiklikke solvanguid teineteise vastu. Ajakirjanik Chuck Phillipsi uurimine väitis, et Biggie võis pakkuda Cripsi jõugu liikmetele raha, et nad tapaksid Tupaci. Biggie lähedased inimesed lükkasid süüdistused kategooriliselt tagasi. On ka teateid, mis paigutasid Biggie New Yorki Las Vegase tulistamise ööl. Teda ei süüdistatud ega olnud ühtegi kohtuotsust, mis ütleks, et ta oli Tupaci surmas osaline. 6 kuud pärast Tupaci tapmist mõrvati ka Biggie Los Angeleses. Ta lahkus ühest peolt 9. märtsi 1997. aasta varahommikul, kui tema autot valgusfoori juures tulistati. Biggie oli vaid 24-aastane.
Kuna mõrvad toimusid lähestikku ja sarnasel viisil, usuvad paljud, et need võivad olla omavahel seotud. Kuid ka Biggie juhtum ei lõppenud süüdimõistva otsusega. On veel üks nimi, mis ikka ja jälle ilmub Tupaki surmaga seotud lugudes. Sean Combs, keda tuntakse ka kui Puff Daddy ja hiljem Diddy. Combs oli Bad Boy Recordsi asutaja, see oli Biggie plaadifirma. Kuna tema ettevõte oli Death Row Recordsi rivaal, süüdistasid mõned teda selles, et ta pakkus väidetavalt raha Tupaki ja Suge Knighti tapmiseks. Need süüdistused pärinesid peamiselt Dwayne Keffi D. Davise ütlustest, endine Southside Compton Cripsi liige ja Orlando Andersoni onu. Combs eitas igasugust seotust Tupaki tapmisega, samuti ei esitatud talle selle juhtumiga seoses süüdistusi. Aastaid on ringlemas lood Suge Knighti kohta. Biggie ja Combs olid sageli meedia tähelepanu all, kuid ükski neist teooriatest ei viinud kunagi kohtuasjani. Suurim muutus uurimisest tuli otse Keffi teelt. Tulistamise ööl ütles Keffi tee, et ta oli valge Cadillaki autos koos 3 mehega. Nende hulgas oli ka tema õepoeg Orlando Anderson. 2008 aasta intervjuus Keffi D andis uurijatele üksikasjaliku loo. Intervjuu viidi läbi osana eraldi uurimisest Tupaki ja Biggie mõrvade kohta. Keffi D ütluste kohaselt otsis nende grupp Tupakit ja Suget pärast kaklust MGM Grandis. Ta ütles ka, et Cadillaki oli relv ja ta andis selle tagaistmel istujatele. Ta ei öelnud alati selgelt, kes tulistas. Erinevatel juhtudel mainiti Orlando Andersoni nime. Kuid on ka tunnistusi, mis viitavad veel ühele mehele, kes oli Cadillakis. See on oluline, sest Nevada seaduse kohaselt ei pea inimene ise tulistama, et teda mõrvas süüdistada. Vastutusele saab võtta ka inimese, kes aitas rünnakut planeerida, andis relva või juhtis rünnakut. Mõned osad Keffi D ütlustest jäid pikaks ajaks saladuseks, kuid hiljem hakkas ta rääkima dokumentaalides ja veebiprogrammides. 2019. aastal andis ta välja mälestuste raamatu Compton Street Legend. Raamatus kirjeldas ta oma kohalolekut Cadillaki autos ja sündmusi, mis viisid tulistamiseni. Need avalikud ütlused andsid lahendamata juhtumile uue elu. Lahendamata juhtum on juhtum, millel pole pikka aega olnud piisavalt vihjeid, et edasi liikuda. Seda saab uuesti avada, kui ilmub uus tunnistaja, uus tõend või avaldus, mida saab kohtus kasutada. 2023. aasta juulis viis Las Vegase politsei läbiotsimise ühes Hendersoni majas Nevadas, mis oli seotud Keffi D naisega. Uurijad võtsid kaasa elektroonikaseadmeid, fotosid, dokumente ja muid esemeid, mida nad said uurida. 2 kuud hiljem arreteeriti Keffi D. 2023. aasta 29. septembril prokuröörid teatasid, et talle esitati mõrvasüüdistus. Seoses Tupac Shakuri surmaga on tema esimene inimene, kellele selles asjas ametlikult süüdistus esitati. Prokuratuuri sõnul Keffi D juhtis Tupaki ja Sugi otsimist kättemaksuks Orlando Andersoni peksmise eest. Prokuröörid ütlesid ka, et tema andis relva, mida rünnakus kasutati. Keffi D ei tunnistanud end süüdi. Tema kaitse sõnul ta liialdas või muutis nugusid, et teenida raha intervjuudest ja oma raamatust. Tema advokaadid ütlevad ka, et osa tema ütlustest politseile anti kokkuleppe alusel, et neid ei kasutata tema vastu. Prokuröörid väitsid aga, et see kaitse kadus, kui ta ise avalikult sama teabe välja rääkis. 2026 aastal lubas kohtunik kasutada kohtuprotsessil Keffi D mälestuste raamatut ja tema 2008 aasta politsei intervjuu salvestist. Need 2 on ühed tähtsaimad tõendid, mida prokuratuur esitab. Tema kohtuprotsess peaks algama 10. augustil 2026. Eeldatavasti püüab prokuratuur tõestada, et Keffi D oli see, kes rünnaku kavandas ja aitas seda läbi viia, isegi kui pole kindlalt teada, kes täpselt päästikule vajutas. Kaitse rõhutas omalt poolt, et puuduvad füüsilised tõendid, mis seoksid teda otse relva või Cadillaciga ning lood on mitu korda muutunud ega ole usaldusväärsed. Peaaegu 30 aastat pärast tulistamist juhtum ei toetu enam ainult vanadele kuulujuttudele ja teooriatele. Esimest korda kuuleb žürii tõendeid ja teeb otsuse Keffi D enda öeldud sõnade põhjal. On see ülestunnistus tõelisest kuriteost või lood, mis on lihtsalt välja mõeldud, et teenida raha ühe kõige kuulsama lahendamata mõrva pealt muusika ajaloos? Uurimise süvenedes märkasid mõned ka ebatavalist turvameetmete korraldust õhtul, mil Tupac tulistati. Endiste Death Row Recordsi töötajate sõnul
Enne poksimatši toimus turvakoosolek. Väidetavalt kästi ihukaitsjatel mitte võtta ööklubisse relvi kaasa, kuhu nad pärast matši lähevad. Nad võisid relvad jätta hotelli või oma autodesse. Sel ajal juhtis Death Row Recordsi turvatiimi Reggie Wright Jr. Ta oli varem Comptonis politseinik, seega oli ta tuttav politseitöö ja isikliku kaitsega. Kuna Tupac oli kuulus ja tal oli palju vaenlasi, küsisid mõned, miks tema turvameetmed polnud rangemad. See muutus eriti märgatavaks pärast kaklust MGM Grandis. Sellises olukorras oleks saanud turvameeskonda tugevdada ja Tupaci kohe võimalike kättemaksjate eest eemale viia. Mõned kahtlustasid, et keegi Death Row Recordsile lähedal seisvatest inimestest teadis grupi liikumistest. Nende kaaslased teadsid, kuhu nad lähevad, millist autot nad kasutavad ja kus Tupac istub. Kuid need küsimused ei olnud tõendiks vandenõu kohta. Reggie Wright Jr. eitas seda igasugust seotusest mõrvaga. Puuduvad tõendid, et tema või tema turvatiim oleksid ründajatele abiks olnud. Toimunule on ka lihtsam seletus. Pärast poksimatši autod läksid rahva hulga ja liikluse tõttu lahku. Tupaci ja Suge Knighti BMW-d oli lihtne märgata. Aknaid hoiti lahti, muusika mängis valjult ja inimesed tundsid Tupaci ära, kui nad Las Vegase stripil sõitsid. Ründajatel polnud vaja salajast infot, kui nad olid BMW-l hotellist saadik jälitanud. Või nägid nad seda lihtsalt teel? Aja jooksul tekkis üha rohkem teooriaid, sest kaua aega ei esitatud kellelegi süüdistust. Kuid peaaegu kõik peamised inimesed, keda väidetavalt nähti valges Cadillacs, on nüüdseks surnud. Samuti ei leitud ühtegi relva, mida oleks kindlalt kuriteos kasutatud. Seetõttu on kogu juhtunud väga raske ainult füüsiliste tõendite põhjal kokku panna. Kõige olulisem tõend prokuratuuri jaoks Keffi D vastu pärineb tema enda sõnadest. Intervjuudes ja oma raamatus tunnistas ta, et oli Cadillac'is, kui Tupacit tulistati. Ta jutustas ka, kuidas nende grupp väidetavalt otsis Tupacit ja Suge Knighti pärast tüli MGM Grandis. Kuid kohtus ei piisa ainult sellest, et lugu on kuulus või usutav. Prokuratuur peab tõestama, et Keffi D tõepoolest aitas plaani koostada ja ellu viia. Kaitse peab näitama, miks tema varasemaid ütlusi ei tohiks uskuda ega tema vastu kasutada. Küsimus pole ainult selles, kas just tema tulistas. Nevada seaduse järgi inimene, kes tahtlikult aitas rünnakule kaasa, võib mõrvas süüdi jääda, isegi kui päästikule vajutas keegi teine. Seetõttu on see esimene kord peaaegu 30 aasta jooksul, kui Tupaci surm on tõesti jõudnud kriminaalkohtusse. Keffi D ei ole süüdi mõistetud seni, kuni kohus pole otsust langetanud. Kohtuprotsess on plaanis alata 10. augustil 2026, mõni päev pärast selle dokumentaali osa. Mis iganes tulemus ka poleks, ei anna kohtuprotsess automaatselt vastust igale küsimusele. Žürii võib otsustada, kas Keffi D kannab kriminaalvastutust, kuid võib jääda ebaselgeks, kes täpselt pulistas, kes veel plaanis osales ja milline paljudest ilmunud lugudest on tõsi. Kui Tupaci perekond ootab vastuseid, tema mõju ja pärand kasvavad jätkuvalt. Isegi kui tema salvestuskarjäär oli lühike, ta suutis luua väga palju laule. Samuti anti jätkuvalt välja albumeid tema järele jäänud salvestistest. Tema plaate on müüdud üle kogu maailma rohkem kui 75 miljonit eksemplar. Kuid Tupaci tähtsus ei seisne ainult müüdud albumite arvus. Ta rääkis otse probleemidest, mida ta kasvades nägi. Vaesus, rassism, politsei vägivald, purunenud perekonnad ja võimaluste puudumine. Tal oli laule, mis olid vihased ja väljakutsuvad. Samas oli tal ka laule, mis näitasid hoolivust emade, noorte ja vaeste kogukondade vastu. Teda ei saa lihtsalt ühte kategooriasse panna. Ta võis olla ühes intervjuus rahulik ja sügav, kuid järgmises laulus juba agressiivne. Ta astus vägivalla vastu välja, kuid sattus ka ise tülidesse, mis viisid ta ohtu. Tema isiksuse vastandlikud küljed ongi põhjuseks, miks teda endiselt uuritakse ja temast räägitakse. 2017 aastal Tupac lisati rock'n'rolli kuulsuste halli juba esimesel aastal, kui ta oli valitav. Ta oli üks neist artistidest, kes aitas kaasa sellele, et hip-hopi tunnustataks olulise osana kaasaegsest muusikast ja kultuurist. Tema mõju on näha ka järgnenud räpparite seas. Paljud artistid on seadnud oma muusika keskmesse isiklikud lood, poliitilised teemad ja oma kogukonna probleemid.
Kuid tema elus on ka kurvem õppetund. Tupaki elu lõpuosas põimusid muusikaline rivaalitsemine, äri, isiklik viha ja tänavagängide konfliktid. Lauludes ja intervjuudes alanud solvangud ei jäänud enam ainult meelelahutuse piiridesse. Need segunesid tõeliste tülidega, kus mängus olid relvad ja kättemaks. Vähem kui minut kestnud kaklus võis olla säde, mis viis rünnakuni, mis võttis tema elu vaid mõni tund hiljem. See ei tähenda, et ainult üks vale otsus seletaks Tupaki surma täielikult. Tema ümber oli juba ammu kujunemas. Paljud inimesed, vastuolud ja otsused viisid selle tragöödiani. Tupac sai kuulsaks, sest ta suutis muuta oma aja valu, viha ja lootuse muusikaks. Kuid lõpuks see sama kaootiline maailm, mida ta oma lauludes kirjeldas, hävitas tuleviku, mille ta oleks võinud veel luua. Kohus võib anda juriidilise vastuse selle kohta, kes peaks vastutama, kuid Tupaki loo suurem väärtus seisneb õppetunnis, mille see jättis. Kui viha muudetakse äriks, tõeline vaen muudetakse etenduseks ja kättemaksul lastakse võimust võtta. Kaotada ei pruugi olla ainult karjäär või raha. Mõnikord kaotatakse elu ise ja see on põhjus, miks peaaegu 30 aastat pärast tema viimast ööd Las Vegases ei meenutata mitte ainult Tupac Shakuri surmaviisi. Veelgi enam jääb kõlama ühe kunstniku hääl, kes suri väga noorelt, kuid ta oli juba rääkinud lugusid, mida maailm kuulab siiani.